kõigepealt läheme külla Põlvamaale Hendrik Hindrikusele. Tehniliselt nii võidi kihvlikult vähe mängi. Ja kokku. 2 nuppu vahele. Väike sõrm liigub. Ja, uuesti. Olin väike poiss, ütleme 5-aastane ja siis jäi kõrvu ühelt külapeolt. Ühelt külapeolt jäi kõrvu lõõtsa heli. Ma ei teadnud veel täpselt, milline lõõtsa heli, aga jäi meelde. Ja mis veel oli sarnane sellele lõõtsale, oli suupill. Minu vanaisa Jaan Hindrikus mängis suupilli. Ja sealt see asi alguse saigi, et alustasin suupilliga. Vanaisa õpetas. Aga samas teadsin, et ikka tahaks seda lõõtsalist mängida. Suupill oli hea selline variant alguses lapsele. Ja siis ma jõudsin teismikka ja hakkasin punnikaga siis mööda küla sõitma, et äkki kellelgi talus laka peal vedeleb lõõtspill. Aga ma ei teadnud veel, et mis see lõõtspill täpselt ongi, aga heli teadsin. Sain ühe akordioni. Panin siis selle paagi peale ja viisin koju ja nii istun diivanile ja tõmban akordioni lahti ja vaatan, et pole see kõla. Ja seisma ta jäigi. Ja otsisin edasi ja lõõtsal on mänginud 8 aastat ja lõõtsa siis sain kätte Mooste vallavanemalt Ülo Needolt, kes siis ka alguses õppis, aga siis laenas mulle, ütles, et kuuks ajaks, et siis poiss vaatame, et ikka lõõts terve oleks veel ja no siis ta oli juba aasta otsa juba minu käes ja siis ta nägi juba, et ma hakkasin esinema ja no siis oli korras, et siis oligi pill minu käes ja siis ta sai juba inimestele öelda, et näete, et mina andsin poisile pilli ja kuna ma lõõtsaga kohe, ma sain, ütleme, õhtul hilja sain pilli kätte ja siis ma läksin koju ja siis ma ema käest veel küsisin, et kas ma tohin veel pärast 10 õhtul pilli mängida, et no just sain selle pilli lõpuks ometi ja no siis ta lubas tunnika mängida, et siis jah, alguse ma tegin ikka täitsa ise, punnitasin, siis läksin hiljem Heino juurde, tema siis õpetas õigesti ja esimeseks looks ma õppisin väikeste lõõtspillide ühingu loo Suvitusmaja, üks hästi ilus valsiviis. Siis ma tulin Põlva lõõtsakooli ja esimene aasta õppisin ja teine aasta siis oli juba õpetajate puudus, et siis keegi mõnda lugu oskas, kohe pandi õpetajaks. Siis hakkasid tellimused tulema, inimesed nägid juba mind mängimas ja hakati helistama. Siis ma ütlesin küll, et ma oskan 3 lugu, et ei, mis siis, et mängidki ainult 3 lugu ja piisab. Ja siis tuligi see, lõõtsameeste järgi oli selline nõudlus, et meid oli nii vähe, kes suudaksid kogu õhtu ära sisustada ja siis oli nagu sunniviisiline see juba, et lugusid hakata õppima. Ja minu praegune bändikaaslane, kes mängib mul bändis bassi, tema oli enne mind juba lõõtsamees ja tema tuli üks päev minu poole, no ma olin alaealine, tuli minu poole oma autoga ja siis ütles, et me peame mängule minema nädala pärast, et mul ei ole kedagi võtta, 2 lõõtsameest vaja. Ma ütlen, ma oskan 3 lugu, ma õpetan sulle need põhilised need rahvalikud lood selgeks, millega saab tantsu lüüa ja õpetaski.
ja saime lood selgeks kohe lavale sinna peole juubelil esinema ja tegime ära. Lavadel hakkasin käima juba esimesel aastal, aga see oli siis tänu sellele, et harjutasin pilli 4 tundi päevas. Päeval ei olnud aega, käisid koolis, kes käib tööl, aga siis teed kuna ajast lihtsalt. Et läksin õhtul voodisse, pill kõhu peale, mängid, siis on tuba pime kah, ei saa sõrmi jälgida, juba tuleb kasu sisse. Ja oligi, et mängisid öösel pilli voodi peal ja vahepeal hommikul ärksid üles, oli ikka veel pill kõhu peal ja mängisid edasi. Tahtmine oli nii suur. Võib-olla musikaalsust polnud, aga tahtmine oli. Kui ma olin mõni aasta juba pilli mänginud, siis leidsin veel oma suguseid poisse moostest ja hakkasime koos käima juba pidudel. 3 lõõtsaga olime siis nõutud mehed juba, aga siis vaatasime, et milleks dubleerida 3 lõõtsa. Kõik mängime samamoodi ju. Siis jätsime 1 lõõtsa, üks poiss võttis bassi, üks poiss võttis akustilise kitarri, tegime bändi, ansambel Moise Katsi. Ja sinna võtsime siis nüüd veel ka viiuldaja ja trummari. Et nüüd on mõnus selline tantsubänd. Et kui pidudel käin, siis ega noored neiud ei vaata seda lõõtspilli, et see on ikkagi vanade inimeste pill pigem. Ja ükskord käisin vanadekodus mängimas ja vanadekodus siis üks 91-aastane vanadaam küsis, et kas noormehe süda on veel vaba.